Viimati nägin sind Rally Estonial, et pärast seda sa ütlesid, et sõitmisega on kõik, mis sind tagasi siia Saaremaale sõitma tõi? Ma pean ikka parandama, mina ei ole ütlenud, et sõitmisega kõik on. Ma ütlesin, ma ei tea, millal jälle sõita saab. Nagu näha, jälle sai sõita Saaremaal 2 rallit ei vahele. No ja kuidas tunne on ärevam ka, et see, et nii pikk paus on vahel ja pluss see ikkagi, et tegemist on kodurajaga? Eks see koduvärk ajab ikka pinged üles küll, et lihtsamaks ei tee mitte midagi, ainult keerulisemaks läheb ja ma loodan, et ei ole seda pausi tunda, et saime teha ka väikse testi ja tunne oli päris hea, et ma arvan, saame üles küll. Samas on ka Eesti meistrivõistlustel esimese klassi kohad on veel lahtised, et sai Meeviga on sul väga väike punkti vahe. Ja, üks asi on see, et kindlasti tahaks meistritiitlit võtta, aga ma arvan, see Saaremaa ralli üldvõit on ikka vähe magusam meie jaoks praegu. Et võit võiks ikka koju siia jääda? Absoluutselt. Aitäh! 60 parem 6 ja 40 vasak 4 pikk ja 30 parem 5 pluss läheb 5 ära lõika 100 vasak 5 pluss ettevaatust hoia ära lõika ja parem flat 70 vasak 6 pluss 300 väike puu paremal ja 50 parem 5 miinus seest 70 vasak 5 pluss pikk seest jätkub vasak 5 pikk ära lõika ja pidur parem 4 ära lõika ja 30 vasak 2 pluss kitsas parem 5 üles, jätkub parem 2 poolsa taha. 40. Vasak 2 pluss pikk ära lõika ja 50. Vasak 5 miinus kinni ja kinni rahu. Seal on see plokk nurga taga. Ja parem 4 pluss ülipikk. Oken läks. Pook. Päris libe. Nii, Saaremaa ralli esimene päev on läbi, kuidas oma tulemusega rahul oled? No eks me ikka pudistame ja sudistame seal, aga ei ole häda, et oleme tee peal ja oleme ju väikse edu ka sisse saanud, et mis siin ikka. No esimene katse läks teil väga hästi, et siis kuidagi hakkas hoog ära kaduma, et mis siis sai? Ma ühe katse lõpus ütlesingi, et meil on niisugune kombeks saanud, et esimese katse peal oleme nii närvis, et sõidame kõigist kiiremini, aga siis pärast seda on esimene närv maas ja siis on aega küll juba. No Ott Tänakuga rääkisin ka just ennem ja ütlesin ka, et küsisin, et kes see võib siis võita, et kas suudetakse niisugune maatasa teha, et arvas ka, et äkki Timmu suudab, ma ütlesin, et Timmu lubas, et võit jääb kadakate vahele, aga ta muretses, et äkki ikka Timmu jääb ise siia kadakate vahele. Ma ei julge päris lubada, aga ma ikka tahaks kangesti püüelda sinna poole, et see asi nii läheks. Et ikka koos karikaga kadakate vahele, et mitte autoga. Ja, et loodame, et meil õnnestub. Tahtmine on suur. Ja kuidas auto sinimaani vastu pidanud on? Kuidas pimedas sõita on? Pimedas on väga lahe, et just siin Erkiga arutasime, et minu meelest oleks võinud siit praegu teiselt poolt teed 2 katset veel otsa panna, et Eestis üldse peaks rohkem olema pimeda katseid. Ja autoga on ka poole hästi, et väiksed mingisugused käiguvahetusprobleemid on, aga saame vast jagu. Sellise tulemusega on hea homsesse päeva minna? Ma loodan küll, et läheb aina paremaks. 5 pikk, 50 5 pluss ülipikk ja 50 parem 6, 150, vasak 6 miinus, kinni slow, ära lõika ja parem 6 jää ja 50 vasak 5 miinus
250. Nukk ja parem 6 pluss 100, parem 6 läheb 6 kinni ja vasak 6 nukiga pikk. 60 parem 4 miinus sild. Ja jätkub 5, ära lõika. 50. Parem 6 pluss 150, vasak 6 pluss, ma ei tea, mis see tegi. 50 vasak 6 miinus sitt. Jätkub. Parem 6 pikk läheb 5, ära lõika. Ja 30 vasak 4. Ui. 200. Teine päev, esimesed 3 kiiruskatset on sõidetud. Kuidas kokku võtad? Vaadates su autot, siis oled ka kuskil väljas käinud? Või on see... Kuule, see on ise tehtud plastmass, see läheb kodus ka katki. Lihtsalt puhtalt vaatamisest? Jah, aga... Noh. No ütle ausalt, nüüd hoog on ju hea, mida sa siin nädalda? Undvaga, ma ei tea, mis seal on. Ma ei oska vist sõita seda Undvagatset eriti hästi, et... Eks seal lõpus on natukene liiga kiiret osa, et seal me kiirusega vähe jälle kaotame, aga no ometi võiks ju enne selle tagasi võtta kuskilt, et no vaatame, mis teinekord näitab, äkki õnnestub ikka saada. Esimene õnnestus hästi ja see pidulagatse oli ka, ma arvan, siuke pool okei, aga jällegi võiks need vahed olla suuremad selle autoga. Aga samas ikkagi eesmärk Lukjanuki võita on ju praegu hästi läinud. Ja ma arvan ka, et ega siin homme kedagi ei huvita, kui palju see vahe oli, et kes on võitu, see on võitu. Pingeid ka nagu liiga vähe meil ei ole täna, et ei taha proovida, et kas mahub või ei mahu. Ja need sekundid ei huvita kedagi, et see, kas võit on kadakate vahel või mitte, see on kõige tähtsam. Ma arvan ka. Palju sa üldse kuuled seda, kui rahvas sulle raja ääres häält teeb, et kui meie seal seisame, siis on kohe kuulda, et kui Timmo tuleb, siis me teame, et sa oled sina seal juba kaugelt. Seda on hea kuulda, aga teinekord tõesti on isegi autosse kuulda seda mõõret, mis sealt tuleb, et see paneb jälle südame kiiremini käima ja järgmisse kurvi ei taha väga pidurdada. Aga äkki siis peakski rohkem karjuma, et siis tulevad paremad ajad? Kindlasti, kindlasti. Plätiga 30 nukk ja 50 parem plätt ja vasak 6 miinus alla 100 parem 6 pluss 80 vasak 6 pidur ja 60 parem 2 pluss maha terav hoia 50 vasak 6 nukiga alla jätkub parem 6 läheb 5 kinni ja vasak 5 pluss ära lõika 70 otseks ja vasak 6 miinus 50 parem plätt ja parem 5 pikk 30 parem 6
jätkub vasak 6 miinus, 80 vasak 5 kinni. Ja parem 5 pluss sees. Jätkub 6 pikk, 180. Vasak 6, 180. Vasak 6 pikk nukilt, 50. Parem 6 miinus metsa. Jätkub vasak 6 kinni ja parem 6. Pluss pikk, 80, parem 6 terav. 70 vasak 6 kinni ja parem 5 pluss pikk. 30 vasak 6, 70 parem 6 alla ja pidur, 50 vasak 5 pikk. Ja parem 4 pluss. Nukk ja vasak 6 pikk. Ja parem flat 70, nukk metsast välja. Ja parem 6 pluss ülipikk. 150. Nukk parem 6-ga hopp ja 50 vasak 4 pluss kitsaks. 4 pluss kitsaks. Nukk parem flätiga ja vasak 4 kinni. Parem 4 miinus nukiga ja 40 parem 3. Ja vasak 5 läheb 4 miinus ja parem 5. 50 vasak flat, 40 vasak flat nukiga ja parem 6. Ja vasak flat 80 parem flat pidur, 50 nukilt vasak 4 alla. Ja parem 6. 30 vasak 5 ja parem 5 kinni ja nukilt vasak 4 ära lõika. 30. Vasak flat 50, vasak flat pidur, 40 parem 4 miinus pikk, hoia ära lõika ja nukilt parem 3 pluss pikk. No palju õnne, Timmu. Läks nii nagu plaanitud, et võit tuli kadakate vahele, mitte sina ei jäänud kadakate vahele. Jah, jumal tänatud. Ma juba enne ütlesin teistele, et kui see nüüd ka ei õnnestu, et siis vist ei jää muud üle, kui ujudes naabersaarele kolida, aga õnneks vist tohib jääda. Kas oli täna mingit varu ka või sa panid ikka täna kogu hingega? Ma arvan, et meil ei olnud nagu kõige enesekindlam see sõit täna, et eks see paus ikkagi andis tunda ja kogu see pinge oli nagu peal, et ei tahtnud ühtegi üleliigset liigutust teha, et proovisime võimalikult kindla peale sõita, et ja on see vahe, mis see on, peaasi, et see vahe meie kasuks on. No tundub, et te pingestasite Lukjanjuki kõvasti, et tema puhul nagu väga palju eksimusi seekord. Ma ei tea, palju ta eksis, aga ma tean, et viimasel katsel me eksisime samas kohas, mõlemad tegime spinni, et mul käis terve elu silme eest läbi, aga õnneks läks kõik hästi. Mõtlesid juba elu kadakate vahel? Ja ei, no päris kole koht oli ausalt öeldes, et auto oli 360 kraadi spinn täis hoo pealt ja keeras nina lõpuks õigest suunda tagasi ja mootor ka veel töötas, et saime kohe edasi. See oli ikkagi väga õudne siin lõpetuseks. No aga mis edasi, mis järgmine hooaeg toob? Ei tea veel, mis see toob, aga eks me proovime nüüd hakata tööd tegema, et me tahaksime ikkagi Eestist välja korra saada, et kas see siis võiks ERC sari olla või saame mõned MM-etapid teha, et millegi nimel me tööd hakkame tegema igal juhul, et äkki midagi õnnestub. No siin on juba tõestatud küll, et sõitjad olete ju kõvad. Ma loodan, et on midagi tõestatud. Aitäh! Väga paljud on meid küsinud, et mis autoosadega me täpsemalt tegeleme, et me rallisporti toetame. Kui nüüd ausalt rääkida, siis Treidhaus ilukaubomaja tegeleb professionaalsete ilutoodete maaletoomise ja turustamisega ning autoosade ja autospordiga meil tegelikult ei olegi rohkem ühist kui see, et me toetame Timmut. Ja siis see väike fakt ka, et meil muidugi endal on paar autot, millega me kaupa laiali teeme. Aga kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis Treidhaus on juba päris mitu aastat toetanud erinevaid sotsiaalseid ja heategevuslikke projekte. Ja sel aastal me nüüd vaatasime
nii-öelda ka natuke edasi ning otsustasime laiemalt hakata toetama ka kultuuri ja sporti. Ja spordi all siis täpsemalt just noortesporti. Ja Timmu jäi meile sellepärast silma, et tegemist on väga noore ja andeka sportlasega, kellel on sellest kõige kõrgemast sihist ja eesmärgist alati just kriipsu võrra puudu jäänud. Ja me väga lootsime, et meie oma toetusega suudame siis anda selle viimase lükke, mis aitaks tal neid eesmärke saavutada. Meil on väga hea meel, et meie esimene spordistipendium läks esimesel aastal kohe nii õigesse kohta ja tõi need soovitud tulemused, mida siis sportlane ise soovis. Seda, et noortesport on alarahastatud, see leidis taaskord kinnitust, kui me kuulutasime välja stipendiumi konkursi järgmise aasta noorsportlase leidmiseks, kes siis saaks Treihausi 20 000 eurose stipendiumi ja toetuse, siis meil laekus kokku üle 130 taotluse, mis kinnitab meie arusaama, et noorsportlased on alarahastatud, sinna tuleks rohkem raha suunata ja me usume, et kui meie seda teeme, siis see aitab kas või paaril noorel väga andekal inimesel jõuda absoluutsesse tippu. Nii et Treidhaus kindlasti toetab noortesporti ka tulevikus ja ma usun, et me näeme nende töö vilju juba õige pea.